Selle piduliku rahvahulga järgi ei oskaks arvatagi, et neid seob ootamatu side. Nad tulid rohkem kui tosinast riigist. Sajjad osalejad on Iisraelis rahvaste marsil. Isad ja vanaisad olid natsid, olid mõrvarid ja nad pole kunagi andestust palunud. Meie järeltulijatena, lastena, lastelastena, lapselapselastena oleme näinud, et meil lasub selle eest vastutus ja me tahame anda märku antisemitismi ja juudi vihkamise vastu. Siin Jeruusalemmas kohtuvad minevik ja olevik ühes kohas. Holokausti üle elanud endised Iisraeli pantvangid ja natsikurjategijate järeltulijad kõik ühes ruumis Iisraelis, et mitte ainult minevikuga silmitsi seista, vaid ehk luua ka sild tulevikku. Sel nädalal ulatub see sild üle kogu Iisraeli. Marsid toimuvad mitmes linnas Ashkelonist Haifani. Ma arvan, et lihtsalt selleks, et tutvuda juudi sõpradega nende kogukonnas või Iisraelis, külastage Iisraeli. Ma tean, et see on minu vana vanemate süü. Aga vastutuse saan mina võtta. Ja kui see uus põlvkond räägib vastutusest, pakuvad holokausti ellu jäänud teed edasi. Sina ei teinud seda. Sa oled selle inimese lapselaps, kes tappis mu isa. Aga sina ei olnud see, kes seda tegi. Ja mis kõige tähtsam, sa ei teadnud sellest isegi midagi, sest nad hoidsid seda saladuses. Irene Shahar elas lapsena üle Varssavi geto. Aastaid on ta end proovile pannud, et rääkida antisemitismi ja sionismi vastasuse kasvust kogu maailmas. Ma isegi kõhtlesin mingil hetkel Saksamaa pinnale astumast, aga ma siiski tegin seda. Ma tegin seda, sest arvan, et pärast 80 aastat peaks meie ellujäänute ja natside järeltulijate vahel olema mingisugune sild. Nüüd jagab ta seda lootust uue põlvkonna ellujäänutega, endiste Iisraeli pantvangidega. Kõige tähtsam on see, et tahan avaldada tänu ja öelda aitäh kõigile, kes siin istuvad. Guy Gilboa de Lolli ja tema isa Eloni jaoks oli see õhtu eriti emotsionaalne. Eelmisel aastal, kui Guy oli veel Gazas pantvangis, reisis Elon Saksamaale ja ühines selle sama liikumisega Elumarss. Tänane õhtu on eriline mitte ainult minu jaoks, vaid ka nende jaoks, sest viimase 2 aasta jooksul on Guy eest palvetatud igas kodus, igas kirikus. Nad palvetasid tema eest, nad jätsid talle tühja tooli. See toetus on oluline, eriti kui maailm tundub üha vaenulikum. Me teame, et Iisraelis palvetavad kõik pantvangide eest ja tahavad, et nad tagasi tuleksid. Aga me teame ka, mis maailmas toimub kogu selle antisemitismi ja vihaga. Ja kui sa näed sellist gruppi, kes nad on kristlased ja armastavad Iisraeli nii väga ning toetavad Iisraeli vankumatult. Ja nende palved ja sügav usk mõjutasid mind tõesti. Rahvaste marsi jaoks oli see ellujäämise tähistamine, vastasseis pärandatud valuga ja katse muuta mälestus tegudeks. Midagi ei saa võrrelda Shoa ega holokaustiga, kuid inimestena saame me tundeid võrrelda. Ja ma tean täpselt, mida nad läbi elasid. Ma peitsin end, olin tunnelites, mul ei olnud õhku hingata. Ma olin, aga see oli 80 aastat tagasi. Ja ma jäin ellu. Nemad jäid ellu. Ja nüüd paluvad need, kes elasid üle kõige pimedamad peatükid, järgmisi põlvkondi selle ajalooga midagi ette võtta. Loome silla, paneme oma käed, südamed ja mõtted kokku. Ja olgem osa ühest rahvast, kus te toetate meie rahvust, Iisraeli riiki ja judaismi. Mitte kunagi enam ei ole lihtsalt sõnakõlks. Selle grupi jaoks on see midagi, mille nimel marssida. Jeruusalemmas Nicole Zedek, I24 News, Englishile.